Kabiinijutud podcast ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esitleb EPA Stuudio 2025. Tere pärastlõunat! Järgmine podcast on põllumajanduspoliitika tuleviku teemadel. Ja koos minuga on siin stuudios Madis Pärtel, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi asekantsler ja Timo Varblas, Taluliidu juht. Räägime siis põllumajanduspoliitikast, et alates Euroopa Liidu asutamisest on põllumajandus olnud ühine poliitika Euroopa Liidus. Ja see on olnud justkui selline suur laev, mis muudab suunda väga aeglaselt. Ja viimane suurem reform ilmselt leidiski aset juba 2003. aastal ehk enam kui 20 aastat tagasi, enne seda, kui Eesti Euroopa Liiduga ühines. Aga maailm muutub ja tundub, et hetkel need tuuled puhuvad päris tugevalt muutuste tuuled ja võib tuua kaasa ka siis suuremaid muudatusi ÜPPs. Ja see ongi see teema, mida me hakkame siin järgneva 20 minuti jooksul avama. Ja Madis, kõigepealt annaksin sõna sulle, et ole hea, räägi meile lahti, et mis faasis praegu on nii Euroopa Liidus kui Eestis järgmise eelarveperioodi ettevalmistamine ja milliseid muutusi siis Euroopa Komisjoni praeguse ettepaneku kohaselt võiks järgmisel perioodil ka ühises põllumajanduspoliitikas oodata? Tere ka minu poolt. Aitäh kõigepealt kutsumast ja aitäh selle teemapüstituse eest, et kindlasti väga oluline ja aktuaalne teema, sest ÜPP on põhiline tööriist, millega ma toidutootmist suuname ja sealt nii-öelda tasandid tulevad nii reeglid kui ka rahastus, nii et selles mõttes ka meie ministeeriumina väga suur fookus sellele, mis tulevikus saama hakkab. Ja tõsi ta on, et juulikuus siis komisjon tuli välja oma ettepanekuga, kuidas kogu nii-öelda Euroopa Liidu eelarveraamistik peaks tulevikus välja nägema, kui ka see, et kuidas siis ÜPP seal sees ära mahub ja niimoodi. Nii et lühidalt kommenteerin võib-olla neid nii-öelda peamisi osasid, mis just põllumajanduse seisukohalt on oluline. Et koos selle ÜPP reeglitega tuli ka rahastusettepanek, mis on nüüd läbirääkimisteks, ehk siis kõik, mis ma räägin täna, on komisjoni ettepanek, mis on veel läbirääkimiste aluseks, mis võtavad umbes 1,5 aastat aega, enne kui kokku lepitakse. Ja kindlasti koos põllumeestega me siin ka seisukohad kujundame ja esindame väärikalt Eesti riiki. Aga võib-olla kõigepealt eelarveraamistik mõnevõrra muutus, kui siiamaani kõik on läbi räägitud Euroopa Liidu tasandil, siis edaspidi tekib selline mõiste nagu riigiplaan, kuhu siis ka põllumajandus mahub ja mille ulatuses siis räägitakse osalt Euroopas läbi, aga toimuvad ka väga intensiivsed siseriiklikud läbirääkimised ja ma selgitan seda kohe ka täpsemalt. Et nimelt, kui ma arvan, paar head asja, mis siis põllumajanduse seisukohalt nagu välja tuli, oli see, et ikkagi põllumajanduspoliitika kui selline jätkub. Meil on eraldi õiguslik ettepanek ÜPP kohta ja meil on ka kõrvamärgistatud eelarve põllumajanduse jaoks, et nende läbirääkimiste eelnes tegelikult faas, kus öeldi, et võib-olla ei olekski sellist poliitikat edaspidi vaja, nii et need variandid olid ka laual ja ma arvan, et sektori nii-öelda kinnitada lihtsalt seda, et ma arvan, et see oli hea tulemus, et üldse põllumajanduspoliitika sai jätkuda ja sellele tuli eelarvevahendid ka. Iseasi muidugi, et millised vahendid, et praegu komisjoni ettepanekul siis Eesti riigile üldse Euroopa Liidust tuleb järgmisel perioodil 6,5 miljardit eurot, mis on 1 miljard rohkem kui praegusel perioodil, nii et ma arvan, et selles mõttes Eesti kontekstis on see pakkumine üsna helde, eelkõige tõus siis kaitse, migratsiooni, rände ja sükeste peatükkide alt ja põllumajandusele Eestis on ette nähtud seal 1,5 miljardit eurot ja see on see, mis on kõrvamärgistatud raha. Ja sinna selle raha peab kulutama kindlate sekkumiste peale, mida siis komisjon on välja pakkunud. Mis nagu väga palju erineb võrreldes varasemaga on see, et põllumajandus on osa riigiplaanist, kus on sees kõik ühtekuuluvuspoliitika, sotsiaalteemad, kalandusteemad ja nii edasi. Ja selle riigiplaani sees on lisaks kõrvamärgistatud põllumajandusrahale ka muid vahendeid, millele saab ka põllumajandustootja nii-öelda taotluse esitada. See käib muidugi riigisektori sees, aga põhimõtteliselt on võimalik siis läbi reformikavade ka põllumajanduse eelarvet olulisel määral tõsta. Nii et see on ka kindlasti meie plaan, et need struktuursed reformid, need muudatused, mis võivad sektoris teha, et nendega minna ka riigiplaani nii-öelda vabale rahale konkureerima.
see oli võib-olla selle üldine raamistik ja põllumeest kindlasti huvitab rohkem see, et mis hakkab toimuma siis ÜPP sees ja tegelikult siin ka põllutootjatele tuleb ilmselt päris suurel määral muudatusi. Lihtsalt ütlen jällegi ära, et see on komisjoni pakkumine, need detailid kahtlemata muutuvad. Ma käin üle mõned peamised elemendid lühidalt. Et üks, mis puudutab siis sellist rohelist arhitektuuri, ehk siis kuidas siis keskkonna kliima eesmärke hakkavad põllumajandustootjad täitma. Ma arvan, et siin on oluline märksõna see, et komisjoni pakkumine on oluliselt soodsam liikmesriigi vaatenurgast, et rohkem otsustuspädevust jääb liikmesriigile. Et kui me siiamaani täidame maa heas põllumajanduskorras hoidmise nõudmeid, siis need nõuded tulevikus asenduvad või ütleme, et kaovad ära. Lihtne käega katsutav näide, püsirohumaa säilitamise kohustus, sellist kohustus sellisena tulevikus ette nähtud ei ole. Et liikmesriik ise seab endale kaitsetavad, mis asendavad need HPK nõuded, näiteks nagu talvise taimkatte, külvikorra, püsirohumaa ja nii edasi, need nõuded ja need kaitsetavad peavad täitma mulla tervise eesmärke, veekaitsega seotud eesmärke, erosiooniga seotud eesmärke, aga riik saab need ise kokku panna, nii et ma arvan, et see on suur muudatus, et need HPK nõuded jäävad ainult need kohustuslikud majandamisnõuded, mis teistest õigusaktidest tulenevad ja sotsiaalne tingimuslikkus. Nii et ma arvan, et see on õige samm õiges suunas, me saame ise otsustada, kuidas oma eesmärke keskkonnas kliimas täita. Siis mõned muudatused veel, mis meid puudutavad, põhisissetulekutoetus kui selline muutub, et komisjon on ette näinud, et suurematele toetustele tuleks kehtestada lagi, ehk siis capping, laias laastus niimoodi, et 100 000 üle keegi tohiks saada. See capping kehtiks ainult põhisissetulekutoetusele ja vähendused tuleksid tegelikult juba ka väiksemate summade ja hektarite pealt. Nimetatakse degressiivsuseks seda. Et see on kindlasti oluline ja põhisissetulekutoetus nii-öelda vahemik on kehtestatud, et riigis keskmiselt peaks kõik saama 130 ja 240 hektari vahel, et see on komisjoni ettepanekult. Ja lisaks võib-olla see, et komisjon ei luba ühetaoliselt maksta, vaid peab diferentseerima. Piltlikult öeldes noored, naised, pered, uued tulijad ja veel mõned nii-öelda grupid, kes siis peaks erinevalt nii-öelda toetustasemed saama, nii et see on komisjoni ettepanek. Ja võib-olla viimasena asjana, mis ma tooks välja sealt, et neid olulisi asju on kindlasti veel, aga kuna aeg on vähe, siis on kogu kriisireservi teema. Et kui täna kriiside tulekul siis liikmesriigid saavad komisjoniga läbi rääkida, et neil eraldatakse vahendid, siis kahjude leevendamiseks Euroopa Liidu kriisireservist, mis on 450 miljonit aastas, mida on ilmselgelt liiga vähe ja see on nagu poliitiline raha, mida jagatakse, siis tulevikus komisjon jagab selle 2, et ühelt poolt tekib siis sama sai kriisireserv, aga see muutub 900 miljoniks ja see on ainult turu nii-öelda kriiside jaoks. Et kui üle EL-i on mingisugune turgu mõjutav kriis liha või taimesektoris, et siis sealt on võimalik taotleda raha. Ja kõik, mis puudutab ilmastikukahjusid, mida meil tihti esineb, siis selle jaoks saab liikmesriik ise oma ÜPP vahenditest teha sellise kriisireservi rahvuslikuks nii-öelda planeerimiseks. Nii et kokkuvõttes ma ütleks niimoodi, et komisjoni pakkumine, ma arvan, on arvestades eelarve olusid üsna hea. Meil on kindlasti detaile, mis meil ei istu ja millega me tahame läbi rääkida ja ma arvan, et see suund, et rohkem otsustavad liikmesriigid, et ka see suund on tegelikult õige. Nii, Timo, eelmisel esmaspäeval toimus Põllumajanduse maaelu arengu nõukogu ja seal minister ja ministeerium Madise isikus tutvustasid neid samu punkte ja eelmiseks reedeks siis põllumajandusorganisatsioonid said esitada oma kirjalikud tagasidepunktid või ettepanekud. Et kuidas taluliidus need uued plaanid vastu on võetud ja mis on teie esialgsed seisukohad nende ettepanekute ja muutuste suhtes? Tere! Ja eelmine esmaspäev oli siis selle nii-öelda uue plaani tutvustamine ja taluliidul kui organisatsioonil oli kindlasti ka mõningad punktid, mis kindlasti rõõmustavad. Üks nendest on kindlasti asendusteenistuse toetamine, mis on tegelikult meie loomapidamissektoris vägagi oluline ja vajalik ja tegelikult ka väga paljud Euroopa riigid, kus ei ole selliseid teenuseid, vaatavad nagu väga ülespoole meie poole, et selline asi üldse on olemas olnud. Ja seda on nagu tore näha, et see seal peal on. Siis, mis veel võib-olla, kui ma positiivsest poolest räägin, on et selles plaanis on ka sees just ka organisatsioonide toetamine, sellepärast, et kuna uue perioodi siis nagu üldine mõte on sellest, et toimub hästi palju, eks ole, altpoolt üles sükast juhtimist. Ehk ja kui ta tuleb ka nii-öelda riigi tasemele, et siis ka riigi tasemel
Need nii-öelda vaidlused peavad tulema siis altpoolt üles, et me saame nagu neid probleeme lahendada seal, kus need on. Et jah, ja see otsustuskohad on nagu oluline ja selleks, et siis meil oleks neid organisatsioone, kust see info tuleks ja kes siis seda teemat nagu mõjutavad, sellepärast oli ka selles uues plaanis tegelikult ka lõik sees siis ka nende toetuse koha pealt. Veel võib-olla positiivne on see, et tõuseb ka noorte alustavate siis sisenemise toetuse määr, et kui täna on siin maksimummäär on meil 100 000 euro peal, siis tulevikus ta on võimalik tõsta kuni 300 000 peale ja on räägitud ka tegelikult siis voliniku tasemel sellest, et ka üleüldist protsenti tõsta nii-öelda, mis on siis nii-öelda just noorte ja noorte sektorisse sisenemiseks ette nähtud vahendid. Et need on need positiivsed küljed. Loomulikult muret teeb see, et üleüldiselt ikkagi eelarve on vähenenud ja see on nagu selles suhtes keeruline. Ja samamoodi, kui tänaseni on tegelikult neid ju otsuseid teinud ikkagi siis Regionaal- ja Põllumajandusministeerium nende osade jagamise, siis täna meil tuleb siia ka lisakiht vahele veel, mis annab ühest küljest võib-olla tõesti nagu seda otsustusvõimalust nagu rohkem, aga teisest iga lisakiht lisab ka lisategevusi, eks ole. Ja kolmas asi, mida võib-olla veel ka siin selle koha peal mainid, on see, et need ideed ja need ettepanekud, mis reaalselt ongi siis nii-öelda põllult tulnud, et need peavad olema ka sellised, mis päriselt siis ka on nii-öelda kasutatavad. Ja sellega tuleb ka omajagu tööd teha, et need on need kohad, mida me täna siin näeme. Aitäh, ma siis lühidalt võtan ka EPK peamised punktid kokku. Et me näeme tegelikult, et see püüdlus seda ÜPP eelarvet hoida on positiivne, et tõesti arvestades neid uusi vajadusi kaitse ja muudes valdkondades ja ka seda, et nii-öelda COVID-i laenu me hakata tagasi maksma. Et väiksema MFF-i või Euroopa kogu eelarve pakkumise juures ilmselt see mõju ÜPP eelarvele võiks olla veel suurem. Et selles mõttes kindlasti tasub komisjoni tunnustada sellise ettepanekuga väljatulemise osas. Et murekohtadena, mida me ka siin eile Balti riikide ja Soome kolleegidega arutasime ja tegelikult ju allkirjastasime ka ühisdeklaratsiooni, tooks just välja selle idapiiri riikide ja agressorriikide, naaberriikide olukorra. Et täna me selles julgeolekuolukorras näeme väga selgelt, et toimekas elu- ja äritegevus maapiirkonnas ja piiri ääres on tegelikult hästi oluline ka julgeoleku vaatest, aga samas need riskid juba täna ju realiseeruvad selles, et laenuintressid on kallimad, võib-olla investeerimisjulgus on väiksem ja nii edasi. Et siin me kindlasti meie piirkonna riikidega koos püüame leida mõistmist, et neid vahendeid juurde antaks just ka nagu sellest aspektist lähtuvalt. Ja ÜPP tervikuna rahastamise poole pealt, eks see, kui raha väheneb, et ega see kedagi ei rõõmusta. Et võib-olla üks murekoht on just selle juures see, et me saaks nagu paremini aru, et kuidas muutuvad siis nõuded või ootused sektorile selle väheneva raha taustal. Et ega kliimaeesmärke, kliimamuutusega kohanemise vajadusi, loomade heaolu ja nii edasi, et seal ju suures pildis ilmselt standardeid vähendada ei soovita, aga samas nagu nappivate vahendite tingimustes võib olla väga keeruline selleks kõigeks võimalusi leida. Ja siin loomulikult on oluline see riikide kaasfinantseerimise määr ja osa, mida siis pakutakse vist miinimumina 30%, kui me oleme õigesti aru saanud. Et see iseenesest tõesti nagu annab ka võimalusi seda ÜPP kogu eelarvet ka Eesti põllumajandustootjate jaoks suurendada, aga teisest küljest me näeme, et kuna sellele ühtegi ülempiiri seatud, et see võib ka Euroopa Liidu sees hakata teatud erisusi tekitama. Et sõltuvalt sellest, et mil määral erinevad riigid soovivad ja saavad seda kaasfinantseerimist lubada ja just põllumajandussektorile suunata. Et see on natukene selline ohukoht. Ja nagu Madis ka mainis, et see riigiplaani nii-öelda ÜPP väline osa, et me käsitleme seda hetkel võimalusena, et loomulikult oleks väga hea, kui seal oleks põllumajandus, toidusektori ja biomajandussektori arendamiseks just nii-öelda kõrvamärgistatud rida. Selles suunas tuleb töötada,
aga noh, see eeldab ka ilmselt seda, et me siis sektorite sees leiame hea ühisosa selle osas, et mis need nagu arengusuunad on ja suudame seal riigiplaani aruteludel ka selle välja kommunikeerida väga selgelt. Ja mis puudutab seda pindalatoetuse vähenevat komponenti, et seda Põllumajandus-Kaubanduskoda oma seisukohtades ei toeta, et seal on jah see koht, et see vähenemine hakkab juba 20 000 euro juurest pihta. Ja noh, ütleme, et eks saatanad on detailides. Et juhul, kui seda vähenemise komponenti ei ole, et siis võib-olla see vaade nendele pindala või põhisissetuleku toetusele on ühesugune, kui see vähenemise komponent on juures, siis on teistsugune, aga hetkel pigem me ütleme, et siin võiks olema liikmesriikidel rohkem paindlikkust teha valikuid nii selle vähenemise kui ka erinevate määrade ja lävendite osas, lähtuvalt siis oma ettevõtete struktuurist. Et see on selle koha pealt meil selline ettepanek ja seisukoht. Aga nüüd Madis, et kui me just räägime sellest riigiplaani ja sektori arenguvaatest, et kas sa saad nagu ministeeriumi poolt nagu kokku võtta võib-olla mõned põhilised ootused või suunad, kuhu te ministeeriumis näete, et sektor võiks järgmise 10 aasta jooksul sihid seada? Oli sul nüüd nii suur küsimus, et ma ei tea, kas meil on nii palju aega, et kõiki neid ette võtta, aga kuna meil on fookus ÜPP ja MFF-il, siis võib-olla ma selle rakursi alt, et selles mõttes on lihtne vastata, et meil on vaja toota kallimaid tooteid ja lisandväärtust tõsta sektoris, eks, et töödelda rohkem ja eksportida, et need vastused on ilmselged ja need on meil nii-öelda oma strateegilistes dokumentides ja see on nagu piibel, mida me jälgime, eks. Ja me vaatame kindlasti läbi selle prismaga ÜPP tulevikku. Et ma arvan, et su küsimus on fokusseeritud just sellega, et millised valikud me hiljem tahaksime teha siis ja kuidas me üldse nagu oma nii-öelda reeglid mõistlikuks saame ja ka eelarvevahendid piisavalt tagame siis eelsuunal. Et ühelt poolt teha, et nagu ma mainisin, siis kõrvamärgistatud raha ÜPP-s on, mida me saame kasutada siis nende sekkumiste jaoks, mida komisjon on ette näinud, aga teiselt poolt on seal riigiplaanis vaba vahendid ka, kuhu siis kõik hakkavad konkureerima sotsiaalvaldkonnas, kalanduses, põllumajanduses, infrastruktuuriprojektid ja nii edasi, eks ju. Ja seal on ilmselt loogika selline, et nii-öelda kuidas öelda, business as usual, ehk siis nii, kuidas me tavapäraselt toimime, ei ole argument. Et argument on see, et me peame mõtlema, et kus me 10 aasta pärast sektoriga tahame olla, mis on need suured projektid, mis meil struktuurseid muutusi toovad sektoris ja nii-öelda, mis me näeme, mille jaoks see vajalik on, kuidas see majandust mõjutab ja palju see maksab. Et läbi selle me saame oma vahendite arvu ilmselt suurendada. Nii et ma arvan, et see on nagu üks koht, mida kindlasti ei mõtle me kabinetivaikuses välja, mida ei ütle meile teadlased, vaid mida ei saa ka ainult tootjad öelda, vaid me tegelikult üheskoos peame mõtlema, mis on need suured arengud, mida me tahame soosida ja kuidas me seda kõik presenteerime riigiplaani sees. Nii et see kõik see Euroopa suunaline töö on täna kõik segatud ka selle siseriiklikuga, nii et me täna vaatame neid suhteliselt sarnaselt, et ma arvan, et see on tootja vaatest väga oluline. Mis on need suured projektid, struktuursed muutused, reformikavad, mida meil on vaja sektoris teha. Et see on, ma arvan, lähikuude küsimus, lähiaastate küsimus, et presenteerida neid Rahandusministeeriumile ja Riigikantseleile, et millega me peame kõik, mida me peame purema. Tahad sa jätkata siit? Võib-olla lihtsalt mõned asjad, et ma mainisin ka selle tutvustuse käigus juba ka, et mis meile nagu tegelikult istub, et millised need suunad, et ma arvan, et see, et me saaksime rohkem otsustada koha peal, on nii-öelda see on see kõige olulisem punkt, mis puudutab seda keskkonna kliimaeesmärke, mida me täitma peame, et mis meetmetega puudutab seda, et capping, mis kujul, kui palju, et sõnum on sama, et me peaksime vastavalt kohalikele oludele, sest farmide suurused Euroopas on erinevad, et me ei saa seda cappingut ühtemoodi teha. Et selles mõttes seal on kindlasti rohkem paindlikkust vaja. Ja sa mainisid ka eelarvevahendite eest võitlemist, et kindlasti see on, et me oleme siiamaani rääkinud toetustasemete võrdsustamisest ja see komisjoni ettepanek mingi sammu astub siin suunas, aga kindlasti mitte piisava. Me oleme rääkinud tegelikult palju komisjoniga nii Eesti nagu peaministri tasandil kui ka meie ministri tasandil, et idapiiri argument, ehk siis me oleme väga kaugel Euroopa südamest, meil on keerulisem toitu toota, meil on mitte väga sõbralik naaber kõrval, et seda peaks arvestama ka MFF-i ettepanekust. Nii et neid trumme me kindlasti taome veel. Et lõpuks ju kõik taandub sellele, et me oleme ühisturul, meil on vaja sarnaseid konkurentsitingimusi, et toota. Just, aga
ütleme see poliitika, mida täna on kujundama asutud, et sisuliselt see peab olema ju töökindel ja sobilik ka 10 aasta pärast. Et Timo, oskad sa Taluliidu seisukohast prognoosida, et mis on need 10 aasta vaates need suuremad arenguvajadused, mida siis riigiplaani aruteludel ja diskussioonides nagu välja tuua? Jah, üks asi, mis Madis ka mainis, on kindlasti selle lisandväärtuse loomine, mis peab olema siin regioonis kindlasti prioriteet. Aga kui me vaatame nagu laiemat pilti, siis nii Euroopas kui ka Eestis siis tegelikult on põlvkondade vahetus, kuna meie talunikud tegelikult on selles kriitilises eas juba, kui Euroopa Liidu keskmine on 57 eluaastat talunikul vanuseks, et siis seda on päris palju ja siin tuleb seda rõhku panna. Ja rõhku panna ka siis sedasi tõesti, et see põlvkondade vahetus oleks toimiv ja ka 10 aasta pärast endiselt toimiv. Siis lisaks veel ka selle lisandväärtusele andmisele ja nendele oma toodete väärindamisele on kindlasti kolmas oluline komponent ka ühistegevus. Et ma arvan, et need 3 asja, kui me siin riigisiseselt suudame nende eest seista, siis võib minna palju asju liikuda sinna suunas, kus me tahame, et nad liiguvad. Just, ja ma siis ka Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt võib-olla refereerin mõned sellised laiemad ootused. Et üks ootus on kindlasti see, et lisaks põllumajandusele ka toiduainete tööstus ja biomajandus laiemalt saaks rohkem fookust ja võib-olla ka järgmisel perioodil rohkem just konkurentsivõime ja arengu seisukohast, et natukene rohkem fookustatud arengut nendes valdkondades. Et me selle potentsiaali, mis meil on väga heade bioressursside näol, suudaksime ka paremini ära realiseerida. Ja selle juures, kuna ka meie valdkonna üldine arengukava ütleb, et eesmärk on see, et Eesti maal oleks seal elada ja toit oleks hinnatud, et eks see Eesti toidu konkurentsivõime meie koduturul on ka täna juba natukene murekoht, aga kuna me oleme siin ühisturul toimetama, et midagi teha ei ole, et meie toit on koduturul konkurentsivõimeline siis, kui ta on konkurentsivõimeline ka väljaspool meie koduturgu. Et see on ilmselt üks aspekt, millele tuleb rohkem rõhku panna järgmisel perioodil, aga tõesti, et täna ma arvan, et on see hetk, kus on siis väga õige aeg tulla kokku, nii ettevõtjad, organisatsioonid, ülikool, teadusasutused, ministeerium, et kõik sektori osapooled ja tegelikult ma arvan ka väljaspoolt sektorit osapooled, kui me räägime riigiplaani kontekstis. Ja tõesti ühiselt pead kokku panna ja leida need kõige tuumakamad arengukohad sektori jaoks. Nii, aga lõpuring. Madis, kuidas edasi? Mul on tunne, et ma pean väga igavalt vastama, sest ma saaks alla kirjutada kõigele, mis Timo ütles viimases ringis ja mis sina ütlesid. Nii et selles mõttes, et koos tuleb seda vankrit vedada. Meie poolt kindlasti sõnum, et mõtleme nende nii-öelda valikute peale, mis meil ees on. Meil kindlasti ei ole lihtsalt valikuid, mõned on ka valusad valikud. Lepime need koos kokku ja teeme endast parima, et kindlasti Eestit nagu edukalt läbirääkimistel esindada ja koos sektoriga hoida seda kontakti. Timo? Just, et sektor, mis on vajalik, eks ole, on vaja kindlus, et mis see suund nagu on, et kui on vaja teha neid valusaid otsuseid, siis see on ka arusaadav, aga kui see on nagu pikaajaline ette näha, et mis need tegevused järgnevad, siis see on kindlasti oluline. Ja teine asi, mis Taluliidu seisukohalt või üldse ka taluniku seisukohalt, siis see nii-öelda käsirusikas kuuri taga ei vii nagu edasi, et need ideed ja mõtted peavad tulema ka ülesse poole ja siis nad saavad ka nii-öelda teostada, eks ole, et see, ma arvan, on kindlasti oluline, et kus viga need laita seal, tule ja aita, nagu öeldakse, Just, ja täiesti ühinen nende seisukohtadega ja praktilise poole pealt meil Põllumajandus-Kaubanduskojas on selline arengukava nagu Eesti põllumajanduse toit 2030, mis on siis justkui põka selline õde või vend. Et me tahame selle uuesti ette võtta ja selle baasilt need arutelud ära pidada ja me kindlasti oleme avatud sellele, et ka teised organisatsioonid, kes võib-olla ei ole meie enda otseliikmed, oleksid seal laua taga ja kindlasti ka ministeeriumi ametnikud, et hoiame seda head koostöövaimu. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh!